Kas sa oled üllatunud, kui ma ütlen sulle, et äike tabab lennukit pea igapäevaselt ning see on lennukitele üsnagi ohutu? Äike tabab üldjuhul lennuki väljaulatavaid osi, nagu lennuki nina, tiivaotsad või saba. Seejärel liigub pinge edasi mööda lennuki kere, kasutades selleks väikseima takistusega teekonda ning väljub lennuki teisest otsast. Kas siis vastupidise polaarsusega pilvestruktuuri või kui ta seda ei leia, tabab ta mõnda punkti maapinnal. Lennuki kere kaitseb lennuki sisemist osa, samal ajal kui pinge liigub mööda välimist pinda. Küll aga on tänapäeval paljud lennuki osad valmistatud komposiitmaterjalist, mis ei juhi elektrit sama hästi, kui teeb seda metall. Seetõttu tuleb lisada komposiitdetailidele täiendavad äikese kaitsmed, mis juhivad pinget soovitud suunda. Lisaks peab olema lennuki kütusepaakide ümber olev konstruktsioon piisavalt paks, et taluda pikselöögist tulenevat läbipõlemist. Äike võib lennukis tekitada lühiajalist instrumentide häiret ja tulede vilkumist ning kui äike liigub edasi maapinnale, on kuulda ka kõvemat pauku. Lõpetuseks. Piloodid väldivad tormist läbi lendamist, olulised pardaseadmed on duubeldatud ning lennuki keret tabav äike tõepoolest reisijatele ohtu ei kujuta. Kui tahad lennundusest veel rohkem teada, siis ootame sind Lennuakadeemiasse õppima.